Tervist! Fookuses saade eetris ja teisel pool lauda on Sven Sildnik, Uute Uudiste toimetaja ja kirjanik. Tervist! Tervitus! Kui me loeme põhiseadust, siis saame aru, et üksikisikutele ja erinevatele organisatsioonidele on antud õigus vabalt levitada ideid ja oma veendumusi, kuid tegelikult me ei loe sealt välja seda, et riigil oleks luba või kohustus üleüldse meelsuskontrolli oma kodanike üle teostada. Täna me räägime sellisel teemal, et kuidas meiega manipuleeritakse, millised on need viisid, kuidas meie üle üritatakse võimu saada. No ma arvan, et siin on nagu juttu pikemakski ajaks, et tegelikult need on ikkagi nagu päris selgelt paika pandud teemad ja vahendid, et mis need tööriistad on, millega meie ajusagarate vahele üritatakse imbuda ja kuidas seal siis lammutama hakatakse. No eks need... ükskõik mida me vaatame, me ju näeme seda, mis toimub, et kõik, mis meile silma alla nagu sätitakse, alates reklaamist, lõpetades kultuuriga, vahepeale panna siis veel teadus, igasugune meelelahutus, ajakirjandus, kõik see, et seal tundub, et juhuslikku materjali enam ei ole. Ka kõige nurgatagusemad mingisugused, ma vaatan, et isegi osa mingid alternatiiv, nagu justkui alternatiivseid asju ajab ikkagi seda sama peavalu asja, võib-olla veidi alternatiivsemas kanalis. Ikka tuleb sama jutt, ikka on feminism, ikka kõik see sama asi käib edasi. Et mis seal siis, ma täna kirjutasin ühe loo ja seal ma nagu tulin, ma ei tea, umbes mõte oli siis selles, et me oleme nüüd jõudnud sellele, kus prokurör ütleb meile, et vägistamine polegi nii paha. Et kui just lausa vigaseks ei löö ja niimoodi ruid ei murra ja hambaid välja ei kaksa, et siis tegelikult võib küll, et ta nagu ei näe probleemi. Et kui me oleme jõudnud nii ilmselgesse valesse ja ülekohtusse ja seda räägi mingisugune pervert enda kaitseks kohtus või kuskil sopalehes, vaid see on ikkagi riigi esindaja, riigi süüdistaja hakkab nagu rauga vägistajad niimoodi puhtaks pesema. Ja mitte ainult, et tema, vaid ka tema ülemus, kõrgem prokurör. Ei, tal on õigus seda öelda, muidugi, mis seal siis oli? See on selline absurd. Ja ma hakkasin nagu arutama, et kuidas me oleme jõudnud selleni. Et see on nagu minu meelest üle igasuguse piiri. See on laste kohitsemisega võrreldav asi juba, võib-olla mitte nii ränk, aga nagu mõistuse vastane ja tülgastav ja ilmselgelt nagu vale. Ilmselgelt vale. Et kuidas me oleme selleni jõudnud. Ja siis nagu tuled seal meelde, et ega see ju ainus asi, mis meil on täiesti vale. Meil on ju enamus asju on valesti või väga valesti või vähemalt lollisti, kui ei ole valesti. Et hakkavad, mis raha meil peaks olema. Meil peaks olema Eesti kroon, mida annab välja Eesti Pank. Võite ise vaadata, mis asjad teil arve peal on. Ei ole teil seal kellelgi Eesti krooni enam ammu. Eesti nagu peaks olema iseseisev riik. Ametigi tulevad meie seadused Brüsselist, kas need on 80% või 85% või 75%, suurem osa, eks ole, see ei ole Eesti Vabariik, ei saa olla. Tüüpiline näide on meie välispoliitika, mis võiks nagu ajada mingisugust Eesti asja. Ma mäletan Eesti riigi alguses, kui meid tunnustas Island, oli üks esimesi nüüd, see kord, kui Eesti riiki tehti. Ja siis räägiti ikka juttu, et Eesti võiks olla ka nagu selline väike moraalne riik, eks ole, kellel küll nagu jõudu ja sõjaväge ei ole, aga kes siis samamoodi nagu Island, teeb õiget asja välispoliitikas, nagu Island tegigi. Ma ei tea, kas sellist Eestit üldse kunagi on olnud. Võib-olla alguses, võib-olla mingi hetk oli. Eesti ajakirjandus ju ka päris selle riigi alguses oli ju vaba. Seal ikka, ta võib-olla ei olnud kvaliteetne ja võib-olla ta ei olnud nii ilusate läikivate piltidega, aga võrreldes selle nõukogude propagandaga oli ta ikkagi täiesti teine asi. Ja see kestis mõned aastad, võib-olla 10 aastat. Ma oletan, ma ei praegu siin raske peaks lehekaustad ette võtma ja vaatama, millal valed said nagu valdavaks, aga see ei olnud niimoodi algusest peale, see on mingil hetkel olnud. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas me sinna nüüd saime, et vägistamine on täitsa okei asi. Ja mina arvan, et see kõik algas sellest, kui meil hakati rääkima sellist pehmeid väärtusi, et avatud ühiskond, pluralism, erinevus rikastab, igal ühel on ikka natuke õigus ka, see jutt, mida hakati rääkima ja alguses ju keegi ei näinud seal mingit ohtu.
no saksid ja siis selle ideoloogia varjus toodi meile siis nagu püünele perverdid, idioodid, reeturid, noh igasugused veidrikud ja kaltsakad ja kadjakad ja mis iganes sulelised ja karvased. No jah, no ütles nad inimesed nagu on ja las nad siis ka räägivad ja aga see asi läks vaikselt nii, et nii kui karvased ja sulelised olid toodud nagu püünele ja pandud lavale nagu peaesinejaks, siis hakati teisi välja tõrjuma, siis hakati normaalseid ja tervemõistuslikke inimesi nagu eemal hoidma. Ja sellest pluralismist sai selline perversne monoteism, koos sinna juurde käivad tsensuuriga, tühistamistega, tagakiusamistega, vallandamistega, laimukampaaniatega, nagu jälle meil siin Delfi nüüd tegi seda putinistide tabelit mõni aeg tagasi. Kõik see, et see kõik algas sellest, et erinevus rikastab, igasugused teistsugused on ka toredad ja siis vahepeal räägiti veel tõejärgsest maailmast, et oli mingi tõde küll, aga nüüd nagu enam ei ole vaja ja nüüd ma olen jõudnud siis õiguse järgsesse maailma, et nagu õigust ka enam ei ole, et poliitilisi vastaseid kiusatakse taga metoodiliselt. Ja kui siis ilmselt tundub, et ma ei tea, kas need vägistajad seal vanade kodus olid siis kuidagi mingi õige partei valgete jõudude esindajad või mis, et neid tuleb nüüd niimoodi nagu väljaheidet pilpa peal hoida. Absurd. Et me oleme jõudnud täieliku absurdi. Mis selle absurdi nagu ilmsemad näitajad ja veel. Milline jõledus oli see nagu vaktsiini valetamine ja süstimine. Praegu tulid just Ameerikas ju tuli hea uudis, et 7 osariigis esitatakse süüdistused Faucile ja teistele mõrvas, vandenõus, väljapressimises. See oli pikk nimekiri ja need süüaluseid oli seal muidugi veel. Aga et see tundub nagu lausa imelik ja ma üldse ei arva, et need meie nagu peavool uudises või voolus need uudised nagu väga kõrges kaares lendavad. Ma oletan tavaliselt nad vaktsiini teemad nagu kuidagi meil ei jõua nagu nähtavale. Mis tähendab seda, et üks manipuleerimise vahend on tsensuur, mis on põhiseaduses kirjas, et meil tsensuuri ei ole. Me muidugi alati ei teagi, kes seda tsensuuri teevad. Tõenäoliselt suurfirmad ise igasugused metad ja need. Ma arvan, et on meta olukord on paranenud. Tänu sellele, et on Ameerika firma ja ilmselt tahab seal, ma ei tea, kuidagi majandada, et siis ma sain aru, et see sõnavabadus on täitsa okei asi ja nagu see Zuckerberg seal vahepeal hakkas inimese juttu rääkima ja inimese nägu tegema ja näed, vaata, on inimese teodki vist juba vaikselt sealt tagant, aga Eestis ma küll ei näe veel midagi sellist. Et jah, esimene laine oli siis selline pehme, eks ole, moodne kunst, Soros. Millega Soros kõigepealt tuli? Moodne kunst, mitte pederastid. Moodne kunst, kõigepealt seal mingid pederasti, seal olid performanceid, videokunstnikud, selline, siuke vaikne mandumine. Moodne kunst võis sisaldada kohati pederastiivseid elemente. Ja, aga see ei olnud alguses kohustuslik ja valdav. Jah, see tuli, ütleme, kirjanduses oli see minust isegi ennem veel olemas, et Õnnepalu oli ju, aga Õnnepalu ei rääkinud mingisugust anaaljuttu. Kõik teadsid, mis on tema nagu see olek, aga ta ei kirjutanud sellest. Nüüd on need uue laine kirjanikud, muust ei kirjutagi. Keegi neid ei tea, kes nad on ja miks nad üldse kirjutavad, aga millest nad kirjutavad, see on teada. See on nagu ühemõtteline ja selge. Et jah, et kõigepealt need pehmed väärtused, kõik alates siis kunstist muidugi. Miks siis rikas inimene, eks ole, võiks Eesti kunstnik, kellel on raske aidata, eks ole, ta on ju hea. Siis ta sai selles hea inimese maine ja siis hakkasid tulema igasugused muu. Siis tuli see ühiskonna avamine, eks ole, kõik värgid, niisugune pluralism ja igal ühel on õigus. Ja lõpuks oli õigus ainult homodel. Nüüd muidugi juba transseksuaalidel ja sõjaarditel. Kes siis parasjagu, või süstijatel, kellel siis parasjagu vaja on, sellel on õigus. Ja ta ei poh, kui sa selle õiguse vastu mõne sõna ütled, siis läheb sul haprasti. Et jah, kõik algas väga pehmelt, ikka ilusti, kaunite kunstid ja ilusate sõnade ja kenade lubadustega, isegi mingite ideaalidega, kusjuures ideaale ju enam ei ole. Nüüd on ainult surmahirm, alates viirusest, nähtamatu surm, mis varitseb sind kõikjal. Nähtamatu surm, millest teadlased on kindlaks teinud, et see tapab su kohe, sa tapad oma vanaema ära. See jutt käis, nii. Mis siis tuli teine? Kliimanähtamatu surm. Loomulikult keegi seda ei näe käega, see on kohutav asi, eks ole, see ootab meid ees. Ma ei tea, kas eelmine või üle-eelmine suvi oli selle Helsingi ülikooli teoloogia audoktori Thunbergi nagu välja maailma. Inimkond pühitakse planeedilt, kui jätkub fossiilide kasutamine. Postitus võeti maha, kõik unustasid selle ära, aga
aga mina ei unusta. Et sellised nähtamatu surmahirm, et ei ole enam, et tahaks olla selline tsiviliseeritud valge inimene, eurooplane või saada rikkamate riikide hulka või mingit juttu ei ole. Nüüd sa oled kuskil mingisuguses kliimakolhoosis, sul ei ole midagi ja sa oled õnnelik. Et kõik on pöördunud pea peale. Kõik sellest ilusast ja pehmest jutust on saanud tsensuur, tagakiusamine, surmahirmuga nagu manipuleerimine, sõda, samasugune surmahirm. Kohe tuleb. Ma ei usu seda ka enam. Tõesti, ma ei usu seda sõjajuttu, aga midagi ei tule, ma ütlen. Lihtsalt ei tule. Keegi ei ole võimeline siin sõdima. Kui ma räägin propagandast, siis ma tavaliselt tsiteerin ühte propagandaklassikut ja selleks on Edward Bernays, kes 1928. aastal kirjutas sellise teose nagu Propaganda ning seal ta ütleb kohe selle teose eessõnas täiesti kuldsed, ütleks prohvetlikud või iseennast täitva prohvetiennustuse sõnad, mis on meie tänapäevase ühiskonna jaoks nagu äärmiselt adekvaatsed minu arvates. Ja ta ütleb seda, et tegelikult väga väike grupp inimesi suunab masside meelsust ja see on meie praeguses demokraatias üheks peamiseks vajaduseks üldse, sest muidu meil oleks siin kaos. Ma tsiteerin, kui sa lubad minule seda teost. Masside harjumuste ja arvamuste teadlik, organiseeritud ja mõistlik manipuleerimine on demokraatliku ühiskonna oluline osa. Nendest, kes manipuleerivad ühiskonna nähtamatut mehhanismi, moodustub nähtamatu valitsus, mis on tõeline valitsev võim meie riigis. Meie meeli vormivad, meie maitseid kujundavad, meile sisendavad ideid ja meid valitsevad paljuski inimesed, kellest me pole kunagi midagi kuulnud. See on loogiline viis, kuidas meie demokraatlik ühiskond on kujundatud, ütleb Bernays. Ehk teiste sõnadega väga väike manipulatiivne seltskond ütleb, mida massid peavad mõtlema, kuhu poole nad peavad suunduma. Minu arvates see on see põhi, kus tuleb kogu nagu manipulatiivset stratkomi käsitlema hakata. Sest tegu on ikkagi klassikuga, tegu on sellega, autoriga, kes on põhimõtteliselt visandanud kogu nagu propagandatööstuse ja strateegilise kommunikatsiooni peamised jõujooned. Ja selles mõttes ma vist tsiteerin teda siin Objektiivis erinevates kontekstis juba, ma ei tea, oma 20-30 korda küll, aga kuna tegu on niivõrd hea kokkuvõttega, siis tasub seda teha. Ja minu arvates nagu üheks peamiseks tasandiks, mis siit välja tuleb, on see, mida meie praegune stratkom ja mida meie praegune meedia välja on toonud ja mis sai ka siin juba ära mainitud, et tegelikult ei ole mingisuguseid juhuslikke ideid, juhuslikke mõtteid, juhuslikke kirjutisi, juhuslikke, ja nüüd ma tulen selle peamise sõna juurde, narratiive. Et kui me räägime riigist või kui me räägime strateegilisest kommunikatsioonist, siis peamiseks selliseks mõisteks ongi seal just nimelt see sõna narratiiv. Siis lugu. Nad räägivad lugusid. Me räägime mingisuguseid lugusid. Muinasjutte, täpselt. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et riik ise on tegelikult omandanud sellise tõejärgsuse aspekti, tõejärgsuse positsiooni. Selles mõttes, et riik on see, kes edastabki inimestele erinevaid lugusid või siis erinevad nii-öelda propagandatööstuse vabrikud. Nad edastavad narratiive, lugusid ja kas selle narratiivil või lool on mingisugune kokkupuutuvus reaalsusega, see ei ole mingisugunegi küsimus enam. Ehk siis teiste sõnadega, tõe kriteerium ei ole enam adekvaatne, tõde kui selline, seda ei ole nagunii enam olemas, me oleme jõudnud tõejärgsesse ühiskonda. Sestap meil ongi oluline see, kes kehtestab peamise nii-öelda loo, peamise narratiivi, kuivõrd kaugele see jõuab, kuivõrd invasiivne see on meie enda maailmavaate suhtes ja kuivõrd jõuliselt see paneb inimesed tegutsema sellesse suunda, kuhu me tegelikult tahame, et see ühiskond või kuhu nemad tahavad, et see ühiskond läheks. Selles mõttes Bernays mulle tundub äärmiselt adekvaatse mehena ja see narratiivi ideoloogia, või narratiivi idee, mis meile nagu igalt poolt välja tuleb, on igalt nagu selgelt olemas, nagu, et kui me vaatame seda, et ega siis ju, kuidas
kuidas näiteks räägitakse sellest, et kes on sellise demokraatliku ja homoseksualistliku ühiskonna vaenlased, no need on need, kes edendavad ka mingeid narratiive, et mitte, et nad Putin jutupunkte. ja täpselt. Narratiiv on nagu selline lugu, aga Putin on see katked ainult punktid. Need nagu lugu ei moodusta, need on sellised. Aga kuhu ma välja tahan jõuda on see, et öeldakse seda, et vaata, meil on omad narratiivid, millel kokkupuutumus tõega täiesti puudub, aga vaata, nendel on nüüd sellised konkureerivad narratiivid, kellel, mis edestavad või edendavad konkureerivaid nägemusi, eks ju. Ka nendel tõega mitte mingit pistmist ei ole. Et teiste sõnadega kogu see propagandatööstuse peamine nagu idee on see, et kellegil ei ole tõega mitte mingit pistmist ja seal teisel pool on ka lihtsalt ainult nagu narratiivide või nagu sa ütled, jutupunktide edastajad, eks ju. Ja see on nüüd see olukord, kus propaganda on lahti haagitud, lahti muugitud sellest otsesest vastavusest reaalsusega ehk siis tõe kriteeriumist. No klassik tegelikult ütles seal jutu alguses, et see on mõistlik manipuleerimine massidega. Seda mõistlikkust mina praegu küll kuskil ei näe, pigem on see ebamõistlik ja ohtlik ja kahjulik manipuleerimine. Ega narratiiv võib ju, või ükskõik mis lugu võib, ta võib ju olla tõene. No mis on kunsti mõte või kirjanduse mõte ongi rääkida lugusid, mis annavad sulle maailmapildi, mis annavad sulle sellise kokku surutud maailmamudeli. Et see on võimalik, seda on tehtud varem. Aga mis puutub punapropagandistidesse ja nende, nad räägivad teistest nagu endast. Nad alati räägivad, teised on mingi võrgustiku osad, keegi maksab neile, nad on seotud mingi lurjustega, nad ise on. Nad ise saavad makstud, jah, neil on välja mõeldised, aga teistel seda tavaliselt ei ole. Nad räägivadki tõtt. Süstiti ja käsi kukkus küljest ära. Mis jutupunkt see juhtus niimoodi, see on fakt. Nad ei kujutagi ette, et see asi võib olla teistmoodi. Et nad võtavad kõike nagu selle enda mõõdupuuga. Et selles mõttes, kui nad räägivad teistest, siis nad tegelikult nagu kirjeldavad seda aparaati, kus nad ise töötavad. See on muuses väga hea tähelepanek, sellepärast, et propagandistidel Saul Alinskil on Rules for Radicals, reeglid radikaalidele raamatust lihtsalt ühe punktina kirjas see asi, et te peate süüdistama oma vastaseid selles, mida te ise teete. Et see on konkreetne propaganda punkt, et esiteks loomulikult tuleb nende vastastele naerda, aga siis tuleb süüdistada, et me ise teeme kõike seda, mida me teeme, aga oma vastastele tuleb see kaela määrida. Tegelikult teie teete seda hoopis tükis, et see on konkreetne propaganda viis. Üldiselt on ju sellist erinevat nagu valetamismehaanikat nimetatakse demagoogiaks. Need on tuntud juba, ma ei tea, muinasoraatorid ilmselt kasutasid neid võtteid ja väga levinud. Seal on ju, need tegelikult on nagu arukad ja töökindlad võtted. Näiteks üks tüüpiline on vahevagun, et räägi üldiselt nagu paar sellist tõest asja, aga nende vahele pane siis see vale. Nagu need teised on kindlalt õiged, siis inimesed nagu automaatselt neelavad selle sinu valega alla. Ja nii edasi ja nii edasi. Loomulikult sildi kleepimine, alati tempel otse ette Putinist. Tüüpiline, seal ei ole ju mingid argumente, mitte midagi loogilist. Lihtsalt sa nimetad vaenlast kas vandenõu teoreetikuks või kuidagi niimoodi ja kõik see, muidugi see on ju lamemaalane, mis me teeme Putinistist lamemaalasega. Pole ju midagi rääkida. Samas küsimus on selles, et mingid argumente lihtsalt ei ole. Ja siis sa lood sellise olukorra, kus ei olegi vaja rääkida, mida me Putinistiga räägime siis. Terroristidega läbi ei räägita. Ei, Kaja Kallas ei räägi läbi kellegagi midagi. Jah, et see asi on, et jah, mulle nagu meeldis see Barneis või kes ta iganes oli, et tema nagu sellise mulje, et nii saab teha head asja. Teoreetiliselt võib-olla saakski nagu inimesi mõjutada, tegema tööd ja olema normaalsed ja mitte seal nii väga, väga priiskama ja elama nagu mõistlikult ja ajama õiget Eesti asja, et minust selleks esiteks ei ole vaja valetada, aga mingit sellist agitatsiooni võiks ju nagu teha, eks seda on tehtud ka mõnikord. Aga ma ei näe, et üldiselt ikkagi see agitatsioon, mida tänapäeval tehakse, kõik see Stratcom on kas sõjapropaganda või siis keemiafirmade propaganda või piiride avajate propaganda või pervertide propaganda.
Putin just kurtis, et lääs maksab nagu Vene satanistidele raha. Just selleks, et nagu lagundada nende kristlikku riiki. No seal kontserdid ja värgid ja mis iganes trükised ja mida seal mainis. Et no jälle üks viis, kuidas siis nagu kuidas nagu agitatsiooni teha, nagu sama, karvased löövad trummi, aga ei ole see asi nii sama lihtne. Jah, nagu väliselt võiks vaadata tõesti, et karvased tulevad kokku, teevad natukene karmimat metalli ja löövad trummi ja tantsivad ja karjuvad seal niimoodi kriiskavad. Aga vaata, seal on midagi taga hoopis muud. Et see on see juhuslikkuse moment on nagu tuleb väga paljudes asjades välistada. Et kui me tõesti väliselt vaatame seda, et oi, et siin on mingisugune uus fenomen äkitselt tekkinud ühiskonnas. Järsku hakatakse rääkima mingisugusest fenomenist. Et on mõned üksikud veidrikud, nendest hakatakse rääkima, mis tekib neid veidrik järjest juurde ja siis nad juba organiseeruvad, ma ei tea, sageli on ju akadeemilistest ringkondadest tulevad need kannibalismi ideed ja kõik sellised asjad, ilmselt eutanaasiad ja mis iganes siis parasjagu on tarvis teha. No ikka kõige jõledamad asjad. Et selle peale lihtne trummilööja ei tule, et võiks nüüd hakata teaduslikult tõestama inimsöömise vajalikkust. Ja siis on loomulikult, kui rääkida popkultuurist, siis on loomulikult oluline märkida seda, et kuidas põhimõtteliselt tehakse kõige jälgimat, näiteks satanistlikku propagandat, viiakse läbi vaated peaaegu okultistlikke rituaale, räägitakse, milline on okultismi maailmavaade ja siis, kui keegi tunnistab, et kuulge, vaadake seda, mida see Lady Gaga seal nüüd teeb, või mingisugune järjekordne Christina Aguilera või tont seda teab, kes need inimesed seal kõik on. Ma ei tunne ennast nagu eriti hästi selles maailmas. Ma ei tea nende nimesid. Ma ei tea nende nimesid isegi eriti palju, aga ütleb, et vaadake, et siin on näiteks nagu ühe rituaali või ühe mingisuguse asja kirjeldus niimoodi, siis hakatakse naerma, eks öeldakse, näete, kui loll inimene. Siin on näiteks räägitud laste ahistamisest, Tiidü nendest kõikvõimalikest valgetest koosviibimisest ja nii edasi. Seda loomulikult ei ole. Kogu asi, kõik tõusevad tagajalgadele. Bilderbergi gruppi ka ei olnud ja pilvekülvi. Ja pilvekülvi ja Bilderbergi gruppi loomulikult ei ole, eks ju, et see on täpselt samamoodi. Nüüd räägitakse niimoodi, nagu ütleme niimoodi poole sõnaga, et ja ikkagi kogunesid Bilderbergis ja trilateraalne komisjon tuli kokku niimoodi, on hakatud möönma täiesti selgelt, et midagi ikkagi on. Nii, ja seda täitsa peavoolus. Aga kui seda paari aasta eest keegi rääkis, siis ta oli lamevaalane ja idioot loomulikult. Täpselt. Ja kusjuures üks tasand on väga huvitav. Ma olen pannud tähele näiteks sellist nii-öelda propagandas on see, mida me võiksime nimetada, mida on nimetatud nagu current thing, ehk siis praegune asi. Et praegune asi on see, mis siis nagu siin sai eelnevalt mainitud niimoodi nagu väliselt spontaanselt tuleb esile mingisugune asi, mis võetakse omaks kõikide nii-öelda peavoolu väljaannete, kultuuriheeroste, kõikide nii-öelda peavoolu juttu ajava nomenklatuuri ja sündikaadi. Multifilmideni ja ma ei tea, muusikavideoteni välja ja siis öeldakse, see on nüüd see asi, olgu selleks, ma ei tea, koroonamaskide kandmine, olgu selleks Ukraina lipu lehvitamine, olgu selleks abielu rüvetamine, olgu selleks sooideoloogia, olgu selleks tuulikute ehitamine, olgu selleks kliimapaanika, immigrandid, et see on nüüd selline asi, mida me võtame ja siis me paneme selle nüüd nagu, see on nagu tervikmassiiv, mis tuleb peale, see on see current thing. Aga see current thing tegelikult, see praegune asi võib muutuda. See võib muutuda. Ja muutub. Kuidas kadus ära suur koroonaoht? Ja, koroonaoht kadus ära sellega, et põhimõtteliselt Venemaa tuli ja ründas Ukrainat. Võttes ohuturu ära. Viirus või selline surmav viirus, mille vastu võideldi nagu enne olematute meetmetega lääne ühiskonnas, asendati uue ohuga, uue hirmuga. Aga ikkagi hirmuga. Ja, mitte mingi loogilise argumendiga, mitte mingisuguse, isegi mitte ideoloogilise konstruktsiooniga, vaid lihtsalt loomaliku hirmuga. Täpselt.
et ainult instinkti tasemel, enam ei ole mingisuguseid väiteid ega mingisuguseid arutluskäike ega argumente. Need on ainult tuim emotsioon. Ja ega see emotsioon on kaunis mõistlik. Ma alati olen vihanud sellist asja, kui räägitakse emotsionaalsest intelligentsusest või need on erinevad asjad. On nagu, ma ei tea, see on siis juhmintelligentsus või kuidas see nagu on. Et inimese mõistusele ikkagi ei saa kõike ära seletada, aga alati saab mingisuguse emotsionaalse trikiga panna inimese toetama ükskõik kas massiimmigratsiooni või sõda või millist homoseksualismi iganes või mis kellegile nagu pähe tuleb. Et emotsiooniga on kõik võimalik. Mulle meeldib see, kuidas nüüd on see ei ole enam vandenõuteooria, nüüd on see nagu päris asi, et kui mainita kump Iraagi sõda, siis oli ilmselt esimene, kus siis Ameerika ühiskond oli tarvis kallutada sõja poole. Ja siis väga emotsionaalne argument on alati laps või laste tapmine. Kui sa oled surnud last, siis jookse eemale, nüüd hakkavad mingid erilist jõledust nagu sepitsema. Ja siis nad tegid kuskil, ühesõnaga lasti lahti siis selline video, kus oli juttu siis sellest, mis toimus kuskil Kuveidi haiglas ja seda mingid hirmsad veretööd tegid seal muidugi Saddami bandiidid, kõrilõikad ja maniakid, kus siis mingid lapsed seal kuplit tal on, enneaegselt sündinud või midagi, et need siis tõsteti sealt välja, trambiti neil jalgadega otsas, seda kirjeldati siis, kirjeldaja oli siis justkui üks tüdruk, kes oli haigla patsient ja keegi siis, kes oli selle haigla arst. Pärast selgus, et sellist arsti ei ole seal haiglas kunagi olnud. Ilmselt seda tüdrukut ka ei ole ilmselt seal haiglas olnud, aga tüdruk oli mingi saatkonna töötaja tütar ja see klipp tehti mingis New Yorgi reklaamibüroos. Ta oli väga emotsionaalne ja see laste tapmise lugu, alati kui lapsi tapetakse ja hakatakse rääkima laste tapmisest või näidatakse mõnda uppunud last kuskil lahes või kus midagi sellist. Põgenege. Täpselt, mina mäletan seda, kuidas Eestit kallutati ka mingisugusesse sõtta. Ilmselt Iraagi sõtta. Oli vaja viia sinna sõdureid, aga ei tohtinud öelda sõdurid ja ei tohtinud veel öelda ka rahuvalvajad. Tuli öelda sapöörid, et kooliteed on mineeritud, lapsed lendavad õhku, lapsed surevad, väikesed lapsed, pisikesed. Tuleb ju saata sapöörid, muidu lapsed surevad ära seal. Saadeti sapööre, siis ma olen seda ilmselt ka mitu korda lugu rääkinud, siis saadeti logistikuid, et saaks rohkem sapööre ja nagu logistikutel lisaks luurajad, et leiaks rohkem miine ja siis oli vist vaja veel meedikuid ja siis oli vist vaja ja siis oli juba vaja rahuvalvajad, kes kogu seda meeskonda valvaks, sest lapsed ja miinid, see oli see, lõpuks muidugi seal mehed said surma hoopis teistes olukordades, mitte kooliteedelt miine nagu eemaldades või kuskil kellegagi madistades. See kõik see käis rahuvalve juurde. Et jah, kui te näete lugusid surnud lastest, põgenege, siis algavad tapatalgud. Absoluutselt. Lihtsalt näide jõledast emotsionaalsest manipulatsioonist. See on väga hea näide muuseas. See esimese Iraagi sõja vale. See oli nii hea näide muuseas, et minule täiesti üllatuslikult, ma üritasin otsida seda sinu jutu ajal, et ma tegelikult ei leidnud seda üles, näitas paar aastat tagasi. Selline kanal, arva, mis kanal? ETV, ma arvan. ETV näitas dokumentaali Iraagi sõja täielikust vale propagandast põhimõtteliselt ja see näide, kuidas siis põhimõtteliselt kas USA Kuveidi suursaadiku tütar või kes see oli, kes tuli sinna ette ja rääkis sellest kaasusest, see oli seal väga selgelt ära toodud muuseas. Aga kes see mees oli, kes arsti mängis, see vist ei ole selgunud? Seda ma ei nii täpselt, ma ei mäleta sellest asjast, aga põhimõtteliselt kogu esimese Iraagi sõja narratiiv jällegi loodi nagu tühjalt kohalt, eks ju, täiesti tühjalt kohalt. Oli vaja sõda, oli vaja nagu seda uut vahetult enne seda muuseas, oli Bush seenior rääkinud sellest, kuidas meil on nüüd uus maailmakord, kuna Nõukogude Liit oli vajunud ajaloo hämarusse ja Bush tuli esimest korda välja avalikkuses sellega, et meil on uus maailmakord. See oli kuskil 90-ndatel, 91. aastal, vahetult enne, kui see sõda hakkas. Aga isegi niivõrd tore
meediakanal nagu ETV ja Jupiter näitas seda dokumentaali, kui te kuskilt näete seda edastatavat ET poolt, siis vaadake see läbi, sest see on täiesti uskumatu nagu asi tegelikult. Kui see sõda algas, siis sõja esimestel päevadel, mitte ainult ETV, kõik Eesti kanalid kordasid, leiti Saddami keemiarelvad ja leiti mingite keemiarelvade jäänustega veoauto, leiti tööstus või mingi asi, järgmine, see ei olnud, aga nüüd leiti mingi see õige paak või vaat või tünn kuskil, eile ei leita, see käis päevast päeva. Ma mäletan, kus Pauel oli ÜRO ees, see must sõjapealik. See oli nüüd Iraagi teise sõja. See võib-olla oli teise. See oli nüüd 2002-2003. Siis oli see keemiarelvade värk. Siis oli keemiarelvade värk. Ma ei mäleta kumb sõda, see oli, aga mäletan, kuidas vormis must mees oli väikse õhukese klaasist kolviga, kus oli mingi valge pulver. See oli Pauel. Mis pidi olema väga ohtlik nagu relv, mida kindlasti hoitakse sellist millimeetrist õhemas nagu klaas anumas. See oli ÜRO Julgeolekunõukogus Pauel. Valetas inimestele näkku, kuidas on massihävitusrelvi üldse põhimõtteliselt hakatud tegema seal. Ja väga oluline oli ju see, et eks ju 2 sündmust olid niimoodi. Üks sündmus oli see, et oli Iraagi, kaksiktornid ja pommitamine. Väidetavalt lendasid sinna lennukid sisse, väidetavalt lendasid sinna Al-Qaeda aktivistid sisse nende lennukitega. Ja siis oli ka veel Pentagoni lendas väidetavalt lennuk sisse, mida lennukit ei olnud seda lennukit seal enam. Ja väidetavalt siis veel saadi lennukist selline pauk kätte, et building number 7, ehk siis see oli eemal kõvasti sealt kukkus ise kokku, täitsa ise kukkus kokku. Ja on veel selliseid kaadreid ka vist, kus raportöörid ütlevad, et täitsa uskumatu, mis toimub praegu ehitus number 7 juures, aga ehitus number 7 oli täitsa veel püsti, veel ei olnud seda nuppu vajutatud, et see ära õhata see asi. Natukene läks lappama. Aga on ju teada ka inimesi, kes näevad ette sündmusi, et võib-olla nad satuvad vahel televisiooni tööle või kuhu iganes. Neid valesid on ikkagi, enamuse tapatalgute põhjuseks on ju mingi vale ja enam ei ole selline, et valetatakse, et Tonkini lahe intsident, nagu midagi oleks sõditud seal, midagi pommitatud, ei, lapsed ja mingid muud ja relv, muidugi see väga ohtlik massihävitusrelv jälle selline hirmus asi. Aga ma tahtsin tulla sinna, et tõepoolest, et meil oli see asi, eks ju, aga siis oli vaja tuua välja selline argument, et miks me nüüd ründame Iraaki ja miks mitte, ma ei tea, Filipiine või Taimaad või mingisugust muud maad, et miks me nüüd Iraaki praegu läheme ja siis kogu see nii-öelda valede tööstus hakkas pihta Iraagi puhul. Loomulikult sellisel juhul mitte keegi ei rääkinud, et USA, mõned võib-olla rääkisid, aga et USA oleks rahvusvahelist õigust kuidagi rikkunud, et meil oleks olnud mingeid probleeme näiteks sellega, et peaaegu 1 miljon inimest sai teises Iraagi sõjas surma, et sealt tapeti inimesi, et mindi veel Afganistani asja eest teist taga, et sealt hoolimata sellest, et vana Bin Laden, kes väidetavalt oli CIA agent, pikalt tore poiss, käis perega alguses Rootsis puhkamas, siis käis USAs puhkamas, siis oli Bushide perekonna sõber, aga oli nüüd pöördus ära. Ja äripartner siis pöördus ära kahjuks nagu terrorismi teel, et tema otsiti, mis sealt otsiti Afganistani kõikvõimalikest urgastest. Toora koobastest, ma mäletan. Ja ei leitud. Aga siis tuli meile muidugi Obama, kes leidis, kelle eriüksuslased leidsid üles hoopis Pakistanist enda majast, tal oli seal mingid kahtlast kirjandust, vana oli istunud seal rahulikult ja polnud häda mitte midagi, siis nad nabisid ta kinni, lõid ta maha ja viskasid islami peamist sellist matmistraditsiooni arvestades keha helikopterilt vette. Nagu meil Viktor Kingissepaga tehti. Täpselt.
Seal ei ole midagi imelikku võõrastega arusaamatut. Vana Eesti komme. Täpselt, helikopterit vette, laip helikopterit vette, tõsi, see on üks kusjuures ma mäletan, et Obamast, kui ta oli väga halb, siis levis üks kuulus pilt, kus ta oli siuke raamatu riiuli taustal, siuke kurjuse kehastus ja taga oli siis paksud uhked nagu antiiksed köited, kulla, mingi vägevad, siuke raamatuvärd ja see oli normaalne. Peaaegu nagu kirjanik. Mingi siuke hirmus tegelane. Pealuud ei olnud taga, hunnikus olid raamatud. Aga see mõjub ka hästi. See mõjub ka hästi, jah. Aga see, mida tegelikult me siin puudutasime juba, mis on selline üks peamiseid manipulatsiooni allikaid, on kahtlemata hirm ja emotsioon üldises mõttes, aga täpsemalt hirm. Et hirm on nüüd see, mis paneb ikkagi inimese tööle nii, et vähe ei ole. Eks ta ilmselt lülitab selle ratsionaalse mõistuse välja, selle vähesegi, mis veel järgi on. Ja ma olen aru saanud, et nagu vanakooli propaganda oli selline, kus nagu püüti sulle anda neid valeandmeid. Aga et tänapäeva propaganda on selline, kus sind üritatakse panna valesti mõtlema. Et ükskõik, mis andmed sa kätte saad, sa mõtled valesti ja need andmed ei suuda sind enam päästa. Ja olen ka kuulnud seda, et ikkagi üritatakse mitte ainult siis su mõtlemist muuta, vaid üldse su aju nagu lõhkuda. Su aju funktsionaalsust nagu seal miinimumi viia. Ja eks see näiteks on päris hästi õnnestunud internetide ja sellega, kus noortel eriti, kellel ole see aju veel sellist õiget vormi võtnud, siis on tegenud sellise nutidementsuse laadse haigusega, mis ongi päris haigus, mitte kõnekujund ega selline ülepingutatud asi. Päris ongi aju töötab teistmoodi või õigemini ei tööta päris nii nagu need, kes raamatute peal kasvasid. See on nüüd väga lähedal sellele, millest kirjutab Aldous Huxley Heas uues ilmas, et põhimõtteliselt debiliteerida osa populatsioonist sellisel viisil, et neil ei olekski võimekust vastu hakuks. Isegi, esiteks neil ei teki sellist mõtet loomulikult, sellepärast, et nad on alkoholiga ära nüristatud emaüsad, vabandust, mitte, vaid sellises kolvis, kus nad iganes seal sündisid. Emaüsas keegi sünnitab muuseas, see oli Aldous Huxley ütleb, et selle peale hakkasid kõik alfad ja beetad naerma. Et selline nali võiks üldse võimalik olla. Aga et need inimesed on põhimõtteliselt tehtud selliseks massiks, kellel ei ole võimekust enam vastu astuda. Nende intellektuaalne tasand, nende moraalne tasand on sellisel viisil lõhutud, et vastuhakk süsteemile on põhimõtteliselt võimatuks osutunud. Mulle väga meeldis seal samas Huxley, see Hea uus ilm, eks ole, see raamat. Et seal on üks episood, kus siis on nagu kirjeldatud, kus lapsi kasvatatakse. Nad pannakse põrandale ja seal on siis lilled ja raamatud, nagu loodus ja kultuur. Eks ole, raamatud sümboliseerivad loodust ja lilled, eks ole, siis või tähendab vastu kultuuri ja lilled loodust. Pannakse lapsed sinna ja siis lastakse põrandasse elektrit. Et tekistada oli nagu õige suhtumine loodusesse ja kultuuri, et see on piin. Et ma arvan, et see näiteks on praegu, mina arvan, et see kliima asi, mis praegu toimub, on just see, et sul tekitatakse looduse vastu mingi selline tõsine tõrge, et see loodus on selline, mis sind tapab, see on see kohtlik, mingi jõle värk. Ja kuna kultuur on ka perverteeritud, nagu me nägime seal vana aasta õhtul, eks ole, neid sarvikuid ja laste ohverdamise, nagu sellist laadset tegevust, et see peaks siis sind nagu selle elektrilöögina nagu see särtsusav imik, sa peaksid siis raamatute ja lilledest põgenema, kui sa neid kunagi näed edaspidises elus. Et tegelikult see toimub kõik, et seal see on kujund, aga need mehhanismid ja see eesmärk, see kõik on tegelikkuses olemas. Et see narratiiv on päris õige kohe. Väga huvitav. Vaatan, eestlane on ju harjunud ju pigem nagu nägema loodust ikkagi sellise suhteliselt nagu rahuliku. Võib-olla natukene ohtlikuma, eks ju, et võib ju juhtuda, et hunt tuleb kuskil katku ajal välja ja inimene, kes pole pikka aega süüa saanud, satub tema ohvriks. Kuskil Eesti kirjanduses võib-olla võivad sellised elemendid olla, aga üldiselt on ju ikkagi loodus ju selline nagu tore abimees. Loodus on ikkagi nagu vaimsele tervisele hea.
ja teine asi nagu mitte ainult vanad kung-fu meistrid, eks ole, kurelt ja ma ei tea, tiigrilt ei õpi nagu ökonoomseid liigutusi, vaid seal looduses näedki, kuidas asjad nagu päriselt käivad. Loodus on loogiline, ta on funktsionaalne, seal on väärtused paigas, nõrk süüakse ära, eks ole, lihtsalt ongi kogu lugu. Kaks isast lõvi ei saa järglasi. Kui ta proovivad, mis nad proovivad, ei tule välja. Jah, et selles mõttes meil on läinud see asi ju sinna kanti, et mitte ainult nagu loodust ja kultuuri, mis on siis ilmselgelt ju nagu positiivsed asjad, üks siis meie ümber ja teine siis kuidagi nagu meie seest või nagu selle meie panusena. Et seda ju üritatakse asendada, mitte ainult hirmu tekitada siis selle nagu, et meil ju see virtuaalreaalsus, arvutimängud näiteks, mis on väga nakkav ja väga suur ja väga tõesti nii hästi tehtud äri, et see on täiesti laastav. Ja narkootikumid, seda ju Klaus Schwabi, see jünger, kes ta on, see homokolhoosnik Harari, see jutustab seda, et mida teha kasutute sööjatena, neil tuleb anda arvutimänge, see on see virtuaalreaalsus, mis on siis kultuuri ja looduse homo kibutsist. See on põhimõtteliselt on see ju kolhoos, see kibuts, mis ta muud on, see on ütleme tõlke probleem. See kolhoosnik on siis nagu selline leidnud nagu inimestele selle looduse kultuuri asemele, et inimene ei elaks enam looduses ja tema mõtteviis ei oleks kuidagi kultuurile häälestatud, et ta oleks siis narkootikumidega häälestatud nagu sellise virtuaalse mingi, mis seal siis tavaliselt tapatalgud, ütlema need mängud ju. Absoluutselt, Soma. Tuleme jälle tagasi hea uue ilma juurde. Soma, üks peamiseid nii-öelda narkootikume, mis ei tekita mingisuguseid järelmõjusid. Mitte niimoodi, et võtad paar õlut liiga palju, et järgmisel hommikul on natukene, ei ole enam nii hea olla. Vaid et ei, Soma on selline, mis tegelikult ikkagi annab nagu kogu ühiskonnale kaasa arvatud nendele deltadele, nendele viimastele tüüpidele, kes seal kuskil ühiskonna alumistel korrustel sõna kõige otsesemas mõttes roogivad ja puhastavad mingeid torusid või teevad seda kõige lihtsamat tööd. Et see annab ka neile sellise nagu elu mõtte põhimõtteliselt. Nagu Orwelli 84 oli prolede jaoks oli võidu džinn. Täpselt. Ta oli vastik jook, aga oli saadaval. Võidu tee oli ka olemas igapäevaseks tarbimiseks. et kus ei ole just korraliku keemiat, siis mingi viin on ikkagi olemas. Täpselt. Et see on väga oluline. Et sellega tegelikult ju pannakse mida, eks ju. See looduse ja kultuurist eemaldumine tegelikult see on ju ilusti ka nüüd äsja oma loomingust ja organisatsioonist Maailma Majandusfoorumist lahkunud Klaus Schwabile väga oluliseks nagu temaatikaks, et sellest inimesed eraldada, eks ju, et kui sa mõtled ikkagi 15 minuti linna, ega seal ei ole niimoodi, et et hea, kui seal on selle 15 minuti linna sees mingisugune homoteater või homokabaree või mingisugune muu asi, aga ega seal on väga lähedale sellelt, kas sa Tammsaaret ja Ristikivi enam lugeda saad, see ei ole enam iseenesest mõistetu. See ei ole enam kindel. Ja kui sa oled... Ma arvan, et see on võimeline, kui sa oled selle Soma ja virtuaalreaalsusega tehtud pool idioodiks. Sa ei pruugi enam lauset kokku saada. Võib-olla. Isegi kõik su avalikud raamatukogud võivad seal Dostojevskit täis olla. Alustad mõrs ja linikut, vaatad, ei saa lehest kaugemale lihtsalt. No ei tule ära. See on tänapäevalgi juba peaaegu nii, sellise ulmelisse tulevikku minna. Täpselt, aga see 15 minuti linn on selline koht, et ega sa sealt ju välja ei saa ja loodust sul seal ju ei ole, et see on see ikkagi see, see kibuts, see on see kolhoos ja ega sul ei ole võimalik nagu looduse keskele nüüd minna. Et see ei ole sul kulaat, kus sa lähed metsa langetama iga päev, seedrid, värgid. Sellist luksust sul ei ole seal. Sellist luksust sul seal ei ole, et see on ikkagi oluline on see, et sa istud seal tehnokraatlikus keskkonnas ja võib-olla saad, kui armulikult lubatakse ja sotsiaalne krediit lubab, mängid õhtul natukene arvutimängu. Ja tegelikult see arvutimängude ja kogu see virtuaalreaalsus asi, eks seal on muid käsju veel, pornograafiad ja mis kõik, et need on ikkagi niimoodi tehtud, et see all argipäev selle kõrval ikkagi kahvatab. See on püünis. Jällegi me räägime heast uuest ilmast. Loodusesse ei minda. Kuhu peategelane lõppkokkuvõttes tahab minna, ta on alfa, ehk siis intellektuaalselt kõige mõistlikum ja parem absoluutsesse eliiti kuuluv isend, eks ju, teda saadetakse välja
sellest ja nii-öelda sellest kolooniast ja sealt kolooniast välja ei käida loodusesse. Mida ta ütleb? Ta ütleb seda romaani lõpus, et ma tahan minna sinna, ilmselt pidades silmas sellist nagu britid, nagu nad seal on, siis Šoti rannikud, kus on pidev tuul, kus tohutud Põhjamere lained niimoodi pekslevad kalju vastu ja sa vaatad sealt ja saad rahus lugeda oma Shakespeare'i. No see on peamiselt nagu, ma mäletan, kui ma kuskil teismelisena lugesin seda, ma ütlesin, et palun saatke mind välja sellest ühiskonnast, et ma tahaks ka sinna minna, üksi lugeda Shakespeare'i mässlevate laineid vaadates. Jah. Et need lained tunduvad olevat režiimile väga ohtlikud. Ja Shakespeare'iga on ka probleeme minu arust Inglismaal praegu. Ta on nimelt kolonialistliku pärandi kandja. Ja seoses sellega kuulub likvideerimisele. On. Ja loomulikult, Briti ja Inglise ühe kirjanduse nagu absoluutsesse tippu kuuluv Tolkien oma Sõrmuste isanda Silmarillioni ja teiste teostega on täitsa ametlikult tunnistatud, meil on siin uudised ka, ma ei jõua neid kõiki niimoodi reaalajas otsida, ametlikult tunnistatud ikkagi nagu äärmus parempoolse maailmavaate edendajaks. Hakka lugema, küll on igav, aga tuleb hakata pussima siin ei ole midagi teha, et siin ikkagi Tolkien vana katoliiklane jällegi, kui katoliiklane, järelikult ka vähemalt potentsiaalselt putinist. Tema ju oli ka tegelikult, kui lugeda, ma tõesti ei ole näed esimest köidet lugenud ja vaadanud filmi põhjal, tean seda lugu sellest sõrmuste veeretamisest ühest metsaäärest teise. Et seal ikkagi, et see Tolkien tema nagu positiivselt tegelased olid need kääbikud, kes tegelikult seal põhimõtteliselt jõid ja õgisid ja olesklesid ja looduses. Nad olid looduses, aga nad seal midagi eriti laulsid, mingid laule laulsid minu meelest, midagi neil seal oli. Aga et see teine pool oli siis see tööstus, vaata need Mordori tüübid, kes siis lagastasid kõik ära, kaevasid auke, sulatsid raude ja sõdisid. See dihotoomia on Tolkienil äärmiselt oluline ja see on tõesti dokumenteeritud. Tolkien ise ütleb muuseas väga selgelt välja, et igal puul on oma vaenlane, aga mina tahan olla iga puu sõber. Midagi sarnast, et Tolkien oli äärmiselt nagu ütleme nii, et ta nägi nagu peamise vaenlasena orgaanilise ühiskonna vastu sellist Inglismaa industrialiseerimist, eks ju. Ilmselt see tema ajal seal hakkaski hoogu võtma. Ja tegelikult oli juba ammu enne. Tolkien sai professoriks peale esimest maailmasõda, et tööstus oli olemas juba. Peamine tööstus oli juba olemas, aga ta ütleb seda, et need hobitid või kääbikud on ta võtab selle peamise joone sealt nii-öelda sellest tervest Inglise maaühiskonnast, eks ju. Kus ongi niimoodi, et mehed tulevad kokku, võtame õlut, niimoodi räägime juttu, teeme tööd ka, eks ju, ja selline terve teise õhtuoote või teise hommikusöögi ja siis vaatame nagu ilusti seda, elame nagu loodusega kooskõlas, eks ju. Et tema vastandab väga selgelt sellise loodusliku, naturaalse ühiskonna, just nimelt Mordori orkide tööstusliku ühiskonna. Ühel Vene ulmekirjanikul, praegu ma suuda nime meelutada, on nagu kaotajate poole kirjutatud ajalugu, et siis üks Mordori tüüp räägib seda lugu nagu Mordori pilguga, et nemad olid siuke, arenenud demokraatlik ühiskond, aga mingid barbarid ja värdad, mingid haldad ja maniakid hävitasid nende ilusa tsivilisatsiooni, mis oli kõrgelt arenenud ja igavesti lahe asi. Sellest lõi autoril mingisugune õigeusklik tolkinist puumõõgaga hamba välja kuskil ulmeüritusel. See oli nüüd viimastel ajal? Ei, see on ikka vana lugu juba. Nõukogude ajal juba, jah? Ja kuskil seal. Tolkinism on ikka tõsine asi, sellega ei möliseta. Ei, sellega ei möliseta, aga vaata, Tolkien oli selle... mina ei möliseks sellega. Sellist revisionismi ei ole kellelegi vaja. Ei ole. Et ma igaks juhuks ei teeks seda. Et see on nagu mõistlik mitte teha seda. Et aga Tolkien loomulikult paneb sinna sisse ju ideaale ja paneb sinna sisse nagu sellist tohutut ja paneb sinna sisse nagu jumaliku providentsi
ideed, eks ju, et seal on nagu, see on oma olemuselt, on ta loomulikult kristlik, kui mitte isegi öelda katoliiklik teos, et see on kahtlemata. Nagu praegu on ebasoosingusse sattunud ka sellised nõiameistrid, nagu see Potteri lugude autor, kes küll ma mäletan, mingi paavst igal juhul oli tema suhtes ääretult kriitiline, et see ikkagi on selline nõiavärk, ei ole õige. Mitte niivõrd paavst, kui paavsti peamine eksortsist, kes ütles seda, et kui nüüd ikkagi vaadata, no ta oli näinud nii ühte kui teist oma elus, et kui nüüd vaadata seda, millest Rowling kirjutab, siis siin ikkagi juhatatakse teed otsesesse okultismi, mis on eelsamm satanismi poole. Aga sellega tuleb ka nõustuda, aga isegi selline autor on sattunud nagu plindrisse ja siis tal vist oli see 2 soo mõte või midagi sellist. See oli selline väga imelik mõte, et on olemas 2 sugu, ainult mees ja naine, et kogu tema näitlejate plejaad. Kristlikke kirjanikke, vaid ka satanistlikke kiusatakse tagant. Ei ole kerge kellelgi. Kõik saavad 2 soo juttu hakkada ajama, ei mingit halastust. Ei mingit halastust, kes ikkagi nagu sellise dogmaatika vastu eksib, selle pea lendab. Nii on. Et see näitab et ikkagi, kui neid Shakespeare ja Tolkieni nagu ma ei tea, tükeldatakse, et tule taevas appi. Ja kuidas see saab edasi minna? Mismoodi? Ma mõtlen siuke nagu mingisugune kultuuriasi. Kuidas see nüüd edasi käib laser tagumikus ainult või mismoodi? Et ega nõukogude see sotsrealism on ju hea näide sellest, et sealt ju ei tulnud tegelikult peaaegu mitte midagi. Ja need vähesed autorid, kes sellest Vene nõukogude, ütleme, sotsrealistliku perioodi kirjandusest tuntud, on tegelikult nagu õiged sotsrealistid ei ole. Nagu Meister ja Margarita siuke tuntud romaan Bulgakovil, et seal nagu seda prolevärki küll on, aga seda teatavat realismi seal siiski on. Aga õige nurga alt ei ole seda näidatud kuidagi. Seda proletariaadi teadlikkuse kasvu ja revolutsioonilise nagu tõene jõudmist ei ole. Vastupidi seal see, kui seda üldse on, siis kõik käib nagu hoopis teistpidi. Proletaarne poeet paneb lõpuks ikoon kaelas ringi. Ei ole selle revolutsioonist on asi kaugel. Tõsi. Pestomne on väga hea kuju ikka sellest proletaarsest kirjanikust, selline hea karikatuur. On hea südamega proletaar, vene proletaar, selline valgete juustega hea südamega venelane niimoodi, kes tõesti usub, et asjad ongi päris nii. Ja ta meenutab natukene ikkagi sellist Hannah Lahe tüüpi või midagi sellist, ütleme niimoodi, et väljatud sellega, et kuivõrd hea süda sealt vastu vaatab sealt teise poolt, seda ma ei oska öelda, aga Pestomne on selline ka tore, ka aus vene inimene. Ei ta hakkab lõpuks ikkagi nagu minu mälu järgi meistriõpilaseks ja lubab, et enam midagi kirjuta. Just. Luba, et sa enam ei kirjuta. Luban. On nii. Et see näitab, et see kultuuri asi ikkagi, kui teda niimoodi manipuleeritakse ja suunatakse täiesti absurdses suunas, et sealt tegelikult ju inimesed teevad eluaeg tööd, aga midagi ei järgi. Ja kui kaugel meie oleme sellest, et nüüd ikkagi noorem põlvkond ikkagi ütleb, et kuulge ei ole eriti soovitatav seda Tõde ja õigust ja Tammsaare ja Ristikivi ja teisi selliseid asju lugeda? No kes neid kuulab esiteks, milles on nende autoriteet, miks keegi neid nagu kuulama peaks, mida nad kirjutanud on sellist, et peaks kuulama, mida mingi tolgus räägib. Ei ole paraku nagu. Vaata, seda ei olegi. Piisab seda, et nad teevad endale kultuuriministeeriumi ja hakkavad reglementeerima või haridusministeeriumi ja siis asuvad reglementeerima seda asja lihtsalt, et loomulikult keegi neist ei ole midagi kirjutanud, aga neil on absoluutne veendumus oma väidete õigsuses. Ja loomulikult nad saavad rahasid suunata, nad saavad, eks ole, õppekavasid teha, kultuuriüritustele öelda, kes esineb ja kes ei esine ja nii edasi, et see loomulikult, jah. Aga miks me ikkagi siiamaani oleme jõudnud? Tegelikult see, kus me alustasime seda diskussiooni, on väga hea nagu punkt, kuhu ka lõpetada seda saadet, et kuidas on siis võimalik nagu selline olukord, et kirjanik, kes on kirjutanud nagu ühe maailma kõige menukama noorsooromaani, sellest on tehtud palju filme ja ise on tema saanud juba multimiljardäriks, nii palju kui ma tean, üks maailma võib-olla
kõige rikkamaid kirjanikke, nii palju kui võiks vist öelda. Rowling oma Harry Potteriga on nüüd siis jõudnud põhimõtteliselt tühistamise äärele, et ütleb seda, et meil on 2 sugu, mees ja naine. Et kuidas me nüüd siiamaani nüüd ikkagi jõudnud oleme? Me jõudnud selleni, et lollus. Selles on kurjus element muidugi olemas, aga et lollus ja kurjus või see kokteil, mis meil valitseb nagu sellises vaimses õhustikus, ta ei ole ju niimoodi alanud. Ta kõik algas ju ilusasti, võtta need ilusate juttudega, selle konna keetmise meetodil, kus siis kogu aeg natuke augu alla pannakse, konn on, eks ole, seal potis vees, alguses on vesi külm, siis on õhuga soe, siis on natuke palav ja lõpuks keeb. Ja me oleme juba sellele keemisele jõudnud. See on väga targalt, see on see Overtoni akna avamise mehhanism, eks ole, et keegi ei hakka sul kohe oma abieluga pihta, eks ole. Kõigepealt on väike siuke Eurovisioon ja väike homokirjandus ja nipet-näpet meelelahutust ja siis on ainult selline meelelahutus ja siis on, mis seal oli meil kõigepealt, oli kooseluseadus ja keegi ei taha ju ometi mingit abielu, eks ole, ja siis on abielu ja siis on lapsed ja mis kõik veel lõpuks on, laste kohitsemine on ju siuke kindel plaan. Et nii see käib. Et alguses aetakse nagu siis süütud kägu. Aetakse lihtsalt lolli juttu. Kõik saavad aru, et see on lolli jutt. Nüüd räägivad mingist homo asja hakkad rääkima. Okei, las nad räägivad. Las lähevad, võtavad lippu ja lähevad sinna tänavale. No tõesti, nad nii väga tahavad. Nad jäta. Nad võtavad, järsku tundub, et kõik on nende nagu magamistuba. Nii tänav, kool, kultuur, teater, mis oli ERR-i stuudio, kõik on tema magamistuba lõpuks. See on täiesti globaalne. Draamateatri lava. Ja lava ja ma ei tea, mis see kool, mis need seal siis õpetavad kuskil midagi. Et kõik on magamistuba. Ja ütleme, normaalselt inimesed seal magamistubas millegi pärast ei ole. Kõik on üks kerge kiiksuga. Ja nii, et aga ongi, et see on ikka see kommunistide vana hea taktika, see jooks läbi institutsioonide. Jooks läbi institutsioonide, kõigepealt agitatsioon sealt, kus sa saad, siis eks ole püüda haridusele küüned taha saada, kui see on tehtud ja see sai tehtud juba, ma arvan 60-ndatel kuskil läänes. Meil oli veel parem, sest meil oli kommunism kohustuslik, aga keegi ei võtnud seda tõsiselt. Seal oli vabatahtlik ja inimesed olid õigeusklikud, osa olid agendid muidugi. Ja nii see on läinud, selline hea planeerimine, hea organisatsioon, nagu töötav taktika, võtta üle lihtsalt juhtpositsioonid. Ja selleks on väga hea, kui sul on haridussüsteem on sinu oma. Sa õpetad välja ajakirjanikud, poliitikud, ärimehed, kes kõik kogu ühiskonna koorekehi õpitad see välja, kõik tuleb välja, et kõik nad on õppinud homoseksualistiks hämmastava kokkusattuvuse tõttu. Ja kehtestavad mingisugust anaalset režiimi kogu maailmas. Ja kehtestavadki nii kaugu see kokku kukub. Sest ega mingisugust mõistuse vastane ja loll süsteem ei saa kaua kesta. Sellepärast, et me näeme seda praegu väga hästi, et kui see lollus on jõudnud majandusse, asjandusse, elektrijaamadesse või nende puudumisse, tuulikutesse, et see on täiesti mõistuse vastane, täiesti idiootlik. Aga kui inimestel on nii palju igasugust ila aetud, kogu aeg on valetatud, siis tuuliku asi, samasugune jutt nagu kõik teised, eks ole, las nad siis räägivad, teevad ära. Lugupeetud Isamaa siis kehtestab seadusena selle, et aastaks 30 peab olema meil 100% siis seda kõige jõledamat elektrit, millest midagi kasu ei ole ja nüüd siis tehakse. Ja tehakse, ma ei tea, kas nad nüüd, ma ei tea, mis näoga nad nüüd seda, kas nad hakkavad seda ümber pöörama või mis nad teevad, päris niimoodi edasi minna ei saa. Majandust enam ei ole. Millal see lugu oli, et iga 4. eestlane langeb kohe vaesusse, mille põhjused on ilmselged, see nõme elekter ja nõmemaksud. 2 asja, millega on võimalik hävitada nagu kogu lugu. Ja alguses on see lollus kultuuris, siis ta on meelelahutuses, siis ta on ajakirjanduses, siis harjud sellega. Aga siis, kui ta tuleb põllumajandusse ja sul ei ole enam süüa, siis sa ei saa harjuda, näljaga ei harju ära. Seal on 1 viis harjuda, võib-olla süüa 2 päeva mulda ja siis enam mitte liigutada ja mitte hingata. See on see viis harjuda näljaga, et sõjast ikka jääb mõni ellu. Aga kui on nälg, siis ei jää. Ja me oleme sinnapoole teel. Ja mitte ainult sellepärast, et ei tule see põllumajandus välja, see ka. Aga see, et me võtame jälle mingid kohustused, pooled põllumaad, ma ei tea, sooks teha või metsa, metsa ka enam ei saa, mets oli ka vist mürgi, need tuulikud peale. Need Miichalid, mere Miichalid.
Ja ongi kõik. Ja, see on väga oluline aspekt muuseas selle revolutsioonilise protsessi juures ongi see selline portatiivsus või kromaatilisus, et minnakse väikeste sammudega, keedetakse konna vaikselt edasi. Ja äärealadel, kõigepealt äärealadel harjutatakse ja siis ta, eks ole, läheb kangemaks ja ta läheb äärealadest järjest keskele, kuni ta lõpuks nagu sellise energiasüsteem, mis on ju see kogu majanduse ja riigi nagu verering ja selle halvanud ja siis variseb kõik kokku. Ja see on ees. Jah. Absoluutselt. Me kindlasti näeme selle süsteemi kokkukukkumist. See ei ole võimalik lihtsalt, et see süsteem siin edasi kestab. Põhimõtteliselt peamised vastu lõuahaagid on juba saadud USA-s, eks ju. Miks Trump sai presidendiks oli ju tegelikult ei kannata välja enam, sellepärast, et see kogu hullumaja, mis seal tehti, eks ju, mingisugused mees-nais sõjaväe ülemjuhatajad ja nii edasi. Olid admiraalid ja nii edasi. Generalissimused, kes nad seal olid. Ja mingisugused kohalikud generalissimused, kes seal olid. See oli kõik nii absurdne plus kogu see sooideoloogia, et see tegelikult see oli väga paljuski ikkagi nagu kultuuriline vastulöök, et inimesed ütlesid kuskilt Kesk-Läänest, et kuule, aitab. Aga Ameerikas läksid ka toiduhinnad ikka vahepeal 7 korda kallimaks ja umbes niimoodi, mitte nagu meile, et 2 korda kallimaks. Hävitati kõik kanad ära tänu sellele, et oli mingisugune linnugripp, siis praegu on muna hind nii õudne ja siis öeldakse, et aga Trump ei ole veel jõudnud sinnamaani välja, et munad oleks läinud odavamaks. Muidugi, võtta kanade kasvatamine läheb. Vist ikkagi läksid natukene niimoodi, aga vaata, sul on vaja nüüd nagu terve riigi... on osariike, kus on ühe muna, see katkumaks või see, mis see linnugripi maks on $5 ühe muna pealt. Ma ei tea palju enne tosin muna maksis. Kas ta nii palju maksis üldse? Sõberek on rääkinud neid toiduhindu, see on nagu uskumatu. Ja ei ole saada ka veel. Ja see on nüüd väga hea näide tegelikult. See on see asi, mida uus maailmakord üritabki teha, et ikkagi mängitakse näljamänge. Et tehaksegi kõik selleks, et olekski toidupuudus, nii nagu Hollandi farmerite peedistamine, eks ju, et tekitatagi seda olukorda, et meil ei ole toitu kuskilt võtta. Juba, või suur plaan on see, et pool riisi kasvatamisest ära lõpetada ja Vietnam kirjutas juba alla, hiinlased vist nii rumalad ei ole, aga Vietnam on ka ikkagi kaotus, kui seal pooled inimesed nälga jäävad. Ja eks seda riisi ju viidi sealt veel kuskile, ma ei tea, kui Aafrikasse või võib-olla meilegi siin, ei oska öelda täpselt, aga et see on ikkagi päris hull lugu. Ja kõik algab nagu sellise vaikse, hämara lollusega kuskil kultuuri- ja akadeemilistes ringkondades ja sealt ta siis vaikselt imbub nagu läbi meelelahutuse, eks ole, meediasse veel, või paralleelselt sinna tänna. Ja siin harjutatakse ära sellega, hullukesed räägivad oma asja, mis ta ikka näed, on seal laser tagumikus või ei ole, mis see minusse puutub. Aga varsti on sul sõda, varsti on sul laps kohitsetud, varsti oled näljas ka veel. Ja kõik on see sama, ainult selle pärast saab toimuda, et sind on ära harjutatult lollusega. Ja on tehtud vastuvõtlikuks emotsionaalsetele, ma ei tea, manipulatsioonidele, kampaaniatele. Kui sa seda lollust vastu ei võta, siis tuleb Putin ja tuleb sõjaga. Siis lastakse töödu kohalt lahti, kui midagi kopised üldse, kui kuskil välja näitad, et sa nagu ei pea lollust nagu nüüd sellist kõige ülimaks tõeks. Küll sulle leitakse mingisugune malakas. Aga väga oluline on muidugi teha seda, mida me praegu teemegi siin. Et põhimõtteliselt arutame sellel teemal täiesti avatud kaartidega, räägime täpselt niimoodi, nagu pähe tuleb ja laseme selle veel eetrisse ka. Et las inimesed ka kuulavad seda ja mõtlevad sellel teemal, et tekitada seda fooni, et oleks vastupanu foon pidevalt kogu aeg olemas. Propaganda saab töötada siis, kui ei ole vastupropagandatega. See on vastupropaganda väga vajalik. Teistpidi see asi läheb viltu. Ongi läinud muidugi juba. Ja loomulikult, ma ütlen, et me näeme Ameerika pealt ka seda, et see alternatiivmeedia ikkagi, meil ta on nõrgal jalal, aga sealt on ju kõik, mis need Tucker Carlsonid ja redaktidid ja infovoosid seal nagu teevad, et see on nagu meie mõttes nagu müstika ikkagi. Nad põhimõtteliselt on asendamas ära peavoolumeediat lihtsalt, et siin ei ole mitte midagi, seal toimub see vahetus lihtsalt. Eks ta meil ju ka vaikselt ikka näed, et keegi paneb jälle ühe paberväljaande kinni ja teise kinni ja siis seal midagi võrgus susserdavad vaikselt veel, aga kuidas need lumbrid nüüd on ja kus need rahadki tulid selleks susserdamiseks, kui seal mingi USA-d taga oli ja seda enam taga ei ole, palju need britidki seal oma maailmavallutuse kõrvalt nagu jõuavad siia poetada.
ei ole roosiline neil. Ei ole roosiline ja üha karmimaks neil läheb ja tegelikult see praeguse Euroopa, mis üha rohkem nagu meenutab sellist Brežnevi aegset Nõukogude Liitu või võtaks isegi võib-olla edasi seal Tšernenko aegset nagu Nõukogude Liitu, vaat see viimased tõmblused seal, et see ikkagi näitab seda, et süsteemil on piir käes. Ei noh, varem või hiljem see tuleb, kas ta on nüüd käes või tuleb natuke hiljem. Ma arvan, et see Trumpi onu ka natuke kangutab seal tollidega ja asjadega siit-sealt ja kuidas nüüd, kui palju keegi selle pealt lõikab või ei lõika, siis näeb. Ma arvan, et enamus inimesi või ka enamus investoreid ikkagi oskavad kaotada. Tulgu pigem varem kui hiljem, ütleks mina selle peale. Ei, mida varem, seda varem, loomulikult. Kahju on juba niigi väga suur. Me mõtleme või selle väikse laulurahva iivet, siis siin enam, kui palju seda on vaja, siis nüüd veel allapoole võtta. Ei, rohkem enam ei ole, et nüüd oleks saanud mõistus kuidagi pähe saada ja hakata elama. Ja ongi näed, et kõik asjad on halvasti, lapsi ka ei sünni enam, midagi ei ole. See selline asi nagu majandus, mis inimesed ikka on ju teinud tööd alati, talus kardulat pannud ja tehases seal tõmmanud seda asja. Ja enam ei õnnestu, enam ei tule välja. Ma arvan, et me oleme jõudnud tegelikult, kui kokku võtta siin saate lõpus seda väga olulisele tõdemusele, et see niinimetatud propaganda või need mõjutusvahendid, millest me alustasime, ei ole mitte midagi muud kui see, et selle eesmärgiks on põhimõtteliselt inimeste surm, tapmine, hävitamine. Ja planeedi, mis on siis depopulatsioon. See suurem osa planeedi inimeste mahanottimine. Kas siis 10% või mitte 10, 90 või 95%, 10 jääb järgi või 5, siis kuidas need plaanid on, need kivid lasti kõhku, kus plaan peal oli, et enam mäletagi, mis seal täpselt oli. Mis need Guidestone'id olid Georgias seal. Et ilmselt, aga on näha, et see asi sinna poole kisub. Aga ikkagi minu väike lootus on selles, et inimene küll ei oska nagu väga abstraktselt mõelda ja vaatab ringi ja nagu ei näe midagi ja ilmselgeid tendentse ei märka ja ei tea, kuidas üks asi viib teiseni, eriti vaadates Ameerika poole, kus kõik asjad, mis meil on juhtunud varem ja hullemini, et sa nagu võiksid aimata, mis on meie uudiseid vaata, mis laias ilmas toimub ja kohe näed, mis sulle kaela kukub. Et selliseid lihtsaid võimeid nagu ei ole, isegi sellist nagu, ma ei oska öelda, see võiks olla nagu üldistus, et süstimise kohta valetasid, immigratsiooni kohta valetasid, järelikult valetavad ka sõja kohta, järelikult kõige kohta valetavad ja kui nad jälle rääkima hakkasid, ma ei pea ju kuulama, ma tean, et nad valetavad, see on see sama seltskond, nad on ju lurjused, nad ei ole ühtegi head asja teinud. Kas keegi oskab öelda, mida siin viimasel head on tehtud? Tõesti, kellelgi ei tule nagu midagi meelde nüüd. Kui ka on küsitud kuskil kaameras, teine kord olen märganud, ei oska midagi öelda, tõesti ei tea, mida nad head on teinud. Ja samamoodi, millal nad tõtt on rääkinud, ei ole rääkinud. Aga et inimene ei suuda nagu et see intellektuaalne pool on nagu ta on ja seda ei lähe elus vaja ja see ei arene välja ja nii, aga kui on ikka valu, kui on nälg, kui on viletsus, kui pangalaenud jäävad maksmata, liisingud jäävad maksmata, võib-olla jääb laps nälga veel kunagi. Et siis ikkagi tundub, et võib nagu aru pähe tulla. Et sa ei saa nagu loogiliste mingisuguste intellektuaalsete tehingutega jõuda nagu tõeni. Aga tegelikkusest arusaamiseni. Aga kui tagumikus on juba selline valu, et nagu enam välja ei kannata. Ameerikas ma arvan, see juhtus. Et meil ei ole see valu veel küllalt suur. Veel on vaja natuke nagu augu alla panna. Ja küll ta siis tuleb. Et see ongi, et kui pea ei jaga, siis peavad mingid muud asjad jagama. Ja kui siis ka ei jaga, siis ei olegi midagi teha. Kui on nälg, küll siis Kalev koju tuleb. Aitäh, Sven! Võta heaks!